Loomulikult me täiskasvanud inimesed, me naudime seda, et meil on valikuvabadus ja me oleme täiskasvanud inimesed ja meil on võimalus läbi neti eriti öelda välja oma arvamust ja elada välja kibestumisi ja pidada ennast mingis asjas paremaks ja siis teisi maha teha ja räägin iseendast natuke ikka. Ja see on okei, et valikuvabadusest me ei taha ka ühtegi protsessi tõsiselt võtta või suuda või tänapäeval üldse inimesed, et saaks ots otsaga kokku ja et sügavuti ei ole aega nagu maha istuda ja analüüsida ja siis veel praktiseerida ka veel. Et see on ka nagu normaalne, et kõva häälega ütled, et ma ei tea, et seal jumalat ei ole olemas ja mateeria on lihtsalt selline tuim surnud energiate virvarr. Et see on nagu valikuvabadus, kes sulle midagi vastu ütleb, ei ütlegi, et loomulikult, aga kõik me paneme oma piiratusest kuskil segast ja kuskile pane ja samal ajal mingis ringkonnas ja nii leiad sarnased ja siis seal ikka arutad ja ütled, et leiad sarnased mõtlejad ja see on okei. See ongi mitmekesisus ja ei ole keegi parem ega halvem. Aga ikkagi tendents on selline, et 99,9% ma vaatan kas meie pakti joogas või kuskil liikumistes, kus inimesed juba praktiseerivad. Nad on nagu sees ja nad nagu arutlevad ja võib-olla mõnikord astuvad välja pettunult, teevad netis mingit asja, et see ei toimi ja võib-olla on ka nii. Aga kui sa süvened ja vaatad iseennast või teisi, siis keegi ei suuda tegelikult, väga vähesed suudavad protsessi ettekirjutuste järgi järgida. See on nagu lähed arsti juurde ja arst ütleb ka, et tee nii. See on nagu päris ei tee, aga pärast ütled ka netis, et see arst ei toimi, et see ei ravinud mind terveks. Sa ei võtnud rohte, see elustiili ei muutud, üks tuttav ka mul tuntud vanakooli Hiina ravitseja, temal oli ka keegi küsis, et kas toimib või ei toimi inimesed, eks ju, siis ühed ütlesid, et toimib väga hästi, teised ütlesid, et ei toimi. See on ka variant, et inimene teeb kõik õieti ja karma järgi ikka ei toimi. Ei saa terveks, jätab üldse keha näiteks, ka see variant on. Aga ma ütlen, et väga suur protsent iseennast ja teisi vaadates me teeme nägusi ja kritiseerime ise olles juba mingis liinis sees, aga meie seda miinimumprogrammi ise ka ei täida. Ikka arutame, kas meie liinis ka seal Krishna ja see on nii ja naa. Aga seda, mis meie õpetajad või õpetaja, selle Prabhupada, see miinimumstandard, mis ta meile andis, me ise järgi seda. Ei suuda järgida, sellest pole midagi. Aga see ei tähenda seda, et kui me ei suuda järgida, et me tagasi hoiaksime, siis kõva häälega nagu oma arvamust öelda, vaimsetes asjades ja nii ja naa. Ja see on ka valikuvabadus, aga lihtsalt sellel ei ole katet. Ütleme, et mina ka, eks ju, kui ma ütlen, et see protsess ja see pakti ikka ei toimi hästi, et siin ikka seal on see valesti ja seal on igast õpetajad on, kes on langenud meie liikumises ja elan nagu selles, eks ju. Tubli, väga hea analüütik, aga see ei ole ise miinimumprogrammi järginud. Seda, mis Prabhupada ütles, see miinimum, eks ju, hommikul vara tõusmised ja miinimum mantraringid ja kõik. Sa ei ole teinud seda miinimumi ära oma elustiilis, ei ole suutnud, sellest ka ei ole midagi. Astud tagasi, teed nii palju kui suudad, aga et siis samal ajal kõva häälega räägid, ükskõik mis inimesed, et see protsess ei toimi või see on vale protsess või see üldse ei ole õige protsess, esiteks sa ei ole fikseerinud, sul ei ole aega on maha istuda süvena, teiseks sa ei suuda järgida. Aga siis täiskasvanute valikuvabadusest me siis ikka kõva häälega pasundame ja ütleme oma arvamust, näitame keskust näppu, et kõik on jama.